Tere päevast minu poolt. Meid vaatavad ilmselt paljud ettevõtlusõpetajad, kellega mul on olnud väga meeldiv kokkupuude. Olen ettevõtluse ja ettevõtlikkusega 10 aastat kokku puutunud väga erinevatel tasemetel. Seesama edu ja tegu on andnud suurepärase võimaluse rääkida noortele alates 5. klassist kuni ülikoolini välja, aga täna siit lähen otse TalTechi magistrantidele või magistrikraadi omanikele tegelikult juba ettevõtlusest rääkima ja alles hiljuti rääkisin ettevõtlusest 5. klassi lastele. Nii et terve see ampluaa on üks minu suur huviobjekt olnud ja ma tõesti fännan seda valdkonda, püüan seda mõista ja seda Eestis edendada. Pean seda ettevõtliku mõttelaadi ja meelelaadi võib-olla üheks olulisemaks 21. sajandi oskuseks. Mõne sõnaga endast ka, minu tee ettevõtluse ja ettevõtlikkuse juurde tuleb tegelikult läbi loovalade. Ma tulen muusikute perest. Ühel hetkel sain aru, et ma ise ei taha ja võib-olla ei oska ka piisavalt hästi laval olla, aga mulle meeldis kõik see, mis toimub lava taga, lava ümber ja ma hakkasin muusikamanagemendiga tegelema. Alguses seal korraldasin paari artisti tegevust, klassikalise, hiljem ka džässi ja popi valdkonnast. Ja siis magistri juba tegingi arts management või kultuurikorralduse vallas ja sain aru, et see eeldab vägagi selliseid ettevõtlusega seotud oskusi ja pädevusi. Doktori tegin juba managemendi alal siis Estonian Business Schoolis ja sellest alates olen siis juhendanud erinevaid ettevõtlusega seotud kursusi nii ülikoolis kui ka siis ettevõtlusprogrammides. Ja töö mõttes olen olnud ka avalikus sektoris, mittetulunduses ja ka erasektoris, et olen olnud 2 sellise iduettevõtte asutaja. Üks nendest käivitus alles 6 aega tagasi, nii et kõik see, mida me noortega räägime, teeme läbi need samad meetodid, ise ka praktiseerin reaalses elus. See on üks väga kiire õpikõver olnud ja annab õpilastele, üliõpilastele ka motivatsiooni, kui on näha, et õpetaja või õppejõud ise elab välja seda, mida ta räägib, rakendab samu meetodeid ja seisab silmitsi samade probleemidega. Nagu sissejuhatuses öeldud, siis Viljandis oleme tõesti ehitanud üles unikaalse ettevõtlusõppe ülikooli mõttes. Meil on tegelikult ju loovalade ülikool. Meil õpitakse muusikat, tantsimist, näitlemist, kõike pärandiga seotud tegevusi. Aga me oleme unikaalsed selle poolest, et kõik rakenduskõrgharidus üliõpilased läbivad 12 ainepunktise ettevõtlusmooduli. Isegi kui nad on loovalal, siis nad igal juhul selle läbivad ja oleme siis niimoodi teinud, et sügissemestril on teooria, kevadel viime siis äriplaani ellu ja nüüd Viljandi linnaga koostöös käivitasime ka inkubaatori, kus huvilised saavad kandideerida, saavad reaalse rahastuse, asutavad päris loovettevõtted Viljandi regiooni. Me mentordame neid. Sellel suvel oli esimene katseaasta. Tundub, et läks piisavalt hästi, et ka linn ja meie ise oleme valmis mitmekordistama enda panust. Me oleme valmistanud ja valmistame jätkuvalt ette väga kvaliteetseid e-õppematerjale. Sellel aastal käivitasime ka esimese mikrokraadi katsetuse, mille nimi on loovettevõtja. Kasutan siinkohal juhust ka ettevõtlusõpetajad erinevates Eesti koolides, tulge ja saage osa sellest järgmisel aastal, see taandub 6 õppepäevale. Toimuvad Viljandi pärimusmuusika aidas, suurepärane keskkond, seda toetavad erinevad videomaterjalid, 21 temaatilist lugu ja 27 persooni lugu erinevate Eesti ettevõtjatega, kes räägivad avameelselt enda muredest ja rõõmudest seoses ettevõtluse ja ettevõtete ülesehitamisega. Me oleme jaganud terve selle ettevõtlusõppe 6 suureks teemaks, sest et kõigest tõepoolest ei ole võimalik rääkida. Selle tänase ettekande käigus ma toon välja ka mõned tüüpilised minu arvates apsakad, kuidas ettevõtlust ei peaks õpetama ja siis mõned praktilisele kogemusele tuginedes mõned soovitused, kuidas võiks teha seda. Ja esimene puudutabki siis teemade valikut, et millest rääkida. On teatud teemad, mis tõesti haaravad ka noori palju paremini kaasa, mis kõnetavad neid. Ei pea tänases kontekstis kindlasti otstarbekas selliste õpetamise viisi, kus me näiteks kutsume kokku 100 üliõpilast ja siis võtame raamatupidamisseaduse tahvlil lahti ja hakkame seda lahkama.
Seda tehakse ka nagu ettevõtluse õpetamise nime all, aga see lihtsalt ei ole tõhus. Täna noored ainult mitte ülikoolis, vaid ka koolis ju tahavad teada, kuidas ma oma selle väikese tiimikesega ühe ägeda idee ellu viin. Ja sellest tõukub ka see arusaam, et kuidas seda võiks õpetada. Täna ma räägingi 3 teemast. Esimene on siis häälestumine ettevõtlusõppeks ja selle läbi siis isikliku motivatsiooni leidmine seoses ettevõtlusega. Teine teema, kuidas leida sobiv idee. Ja 3, kellega koos seda teha, siis kuidas kokku panna sobiv tiim ühe idee elluviimiseks. Esimene soovitus, mis sõltumata vanusest ja haridusastmest on ühe tugeva ettevõtluse õpetamismetoodika lahutamatu osa, on seostamine inimese enda eluga. Et ettevõtlust tuleks alati õpetada niimoodi, et me loome esmalt seosed, see, mis me siin õpime, tuleb sulle kasuks, annab sulle sellised oskused ja sa saad mis tahes valitud elualal tegelikult neid oskusi, kompetentse kasutada ja sa oled edukam. Isegi kui sa ei lähe selleks, kui sa otsustad, et sa ei alusta ettevõtjana enda karjääri, siis see, millest me siin räägime, aitab sul mis tahes elu valdkonnas edu saavutada. Ja ettevõtlik mõttelaad kätkebki endas kõiki selliseid oskusi, mis toovad edu mis tahes valitud valdkonnas. Ja teine, mis aitab alati konteksti luua, me räägime trendidest. Millised on need trendid, mis tänast tööturgu, ettevõtluskeskkonda mõjutavad? Ja me räägime sellest niimoodi, et inimesed tunnevad ennast ära. Ma saan tõesti aru, ümberringi toimuvad sellised muudatused ja nüüd see, mis me siin tegema hakkame, on otseselt seotud nendega. Nii et häälestamine ettevõtlusõppeks kätkeb endas kindlasti otsese seose loomist õpilaste, üliõpilaste ja selle õpetatava aine vahel. Olen siin toonud välja ainult ühe teoreetiku, on Eestis ka käinud, Lasse Rouhiainen, kes toob välja siis 13 hädavajalikku oskust 21. sajandil. Need on ka seotud ettevõtliku mõttelaadiga. Paljudele ettevõtlusõpetajatele tulevad need väga tuttavad ette. Meil on ka sellised OSKA raportist defineeritud oskused ja vajadused, aga just nimelt see loov, kriitiline mõtlemine, võime olulisi probleeme ära tunda ja neid tiimis lahendada. Et need on võtmetähtsusega oskused. Mõned on üsna tavapärased, mida seal slaidil näha võib. Müük, turundus, andmeanalüüs, esitlusoskused, nii edasi, aga seal on ka paar sellist huvitavat punkti, näiteks võime välja lülituda. Tõesti, 21. sajandi oskus on infotulvas ühest küljest kriitiliselt orienteeruda ja teiselt poolt siis sobival hetkel ekraan välja panna ja mõelda sügavalt. Mõelda loominguliselt sügavalt ja see eeldab seda, et ma suudan lülitada ennast välja. Nii et sellega võiks veelgi rohkem süvitsi minna, aga jällegi aitab seostada iga inimese enda elu ja murede ja väljakutsetega. Ma usun, ka siin nende oskuste puhul võib igaüks ennast ära tunda. Nüüd me räägime uutest ärimudelitest. Ja tavaliselt, kui ma ülikoolis alustan ettevõtlusõpet, siis esimese kohtumise raames ma räägingi ka vilksamisi uutest ärimudelitest ja üks nendest on siis puudutab tänast võimet, ütleme siis võimalust oma digitaalseid kogukondi kaasata. Siin ekraanil on näha üks Sam Harris, kes on tuntud podcaster. Ta on siis selline mõtleja, neuroteadlane, filosoof ja tema ärimudel seisneb selles, et ta ütleb inimestele, et vot siin on sellised summad, mida ma tahaksin teie käest saada, kui teile meeldib see, mis ma teen. Aga kui teil praegu raha pole, siis te võite mulle kirjutada, ma rahuldan kõigi soovid ja te saate kogu minu sisu tasuta. Ma kutsun iga kord saatesse huvitavaid inimesi, me kõneleme huvitavatel teemadel. Kui teil raha on, makske umbes selline summa, kui raha ei ole, kõik on tasuta, ma tulen teie soovidele vastu. Kõlab kummaliselt või naeruväärselt, aga selliseid inimesi on maailmas tänaseks miljoneid. Ja kui me suudame kaasata ja üles leida enda digitaalsed kogukonnad, siis on selline ärimudel täiesti tavaline. Mäletan, kuidas 5 aastat tagasi ise ka ironiseerisime kolleegide ja sõpradega, et need uus põlvkond tahab saada YouTuberiteks ja sisuloojateks ja kelleks kõigeks veel. Täna see ei ole näli, täna see on reaalsus.
öeldakse, et kuskil 10 aasta pärast võib-olla Google on tööandja umbes 3% loomesektorist. Just nimelt läbi uudsete ärimudelite. Ja see ei ole kauge ja kättesaamatu asi, vaid seda võivad teha tegelikult õpilased täna. Teine teema, mis viimasel ajal näiteks paneb kaasa mõtlema mitte ainult üliõpilasi, vaid ka õpilasi, on siis kogu see NFT temaatika. See on siis digimaailmas võimalus tõestada mingisuguse digivara omamist ja seda kommertsialiseerida. Plokiahela tehnoloogial põhinev tõendus, et miski on sinu oma. Reaalsed näited elust. Ameerikas teismelised müüvad delfiini piltide NFT-sid, teenivad 100 000. Eestis on esimesed katsetused näited olemas, nii et seal slaidil on maailma esimene tweet näiteks, mis käivitas Twitteri ajastu. Selle NFT siis asutaja Jack Dorsey näiteks müüs 2,9 miljoniga. Kõlab täiesti veidralt, kummaliselt, aga see on reaalsus, see toimub noorte eludes, see on tegelikult lihtsasti ligipääsetav. Ja ma tahan selle kaudu öelda, et kasutades tehnoloogilisi võimalusi on ka õpilastel juba võimalik väga kaugele jõuda ja väga palju teha. Ja see ettevõtluse lähtekoht ongi siis see, kuidas selliseid seoseid luua siis kuulajate ja selle õpetatava ainese vahel. Siin on üks näide Eesti kirjanikust, kes ka siis noorest kirjanikust, kes kasutab siis ära Amazoni võimalusi, kirjutab aastas umbes 5 raamatut, ta on kirjutanud 5 raamatut, aastas umbes 1 raamatu ja müüb seda Amazonis. Ta ise seal artiklis väidab, et teenib kuskil 15 000 eurot kuus. Jällegi näide sellest, kuidas on võimalik loovusega ja kasutades tehnoloogiat näiteks Amazoni jaotuskanalina täna päriselt teenida selliseid summasid. Samamoodi noor inimene, näide sellest, et kõik võimalused on lahti. Nüüd, kui on sellised seosed loodud, et ettevõtlik mõttelaad ja mõned näited toodud, kuidas ettevõtlusega täna on võimalik väga kaugele jõuda just tänu tehnoloogiale, siis teiseks on küsimus, milline idee valida ja kellega seda koos teha. Ja 2 tüüpilist apsakat, mida olen korduvalt näinud ja ka ise teinud alguses on see, et teie sattusite ühte lauda, teie oletegi tiim. See on väga suur viga. Sest et see, kellega sa asutad ettevõtte või kellega sa pikemale teekonnale lähed mingi projekti raames, see on võtmetähtsusega. Kui mingid asjad jäävad seal läbi rääkimata, siis see tiim võib plahvatada. Tundub, et kui näiteks mingid alusväärtused või huvid lahknevad, siis sinna on sisse kodeeritud juba suured probleemid ja seda kõike on võimalik tegelikult lahendada ja ennetada, kui me võtame selle teema üheks suureks teemaks. Teine suur viga, mida tehakse, et valige nüüd kiiresti mingi idee, esimene idee, mis pähe tuleb, hakkame seda arendama. Nüüd Viljandis me olemegi teinud nendele 2 teemale pühendanud 2 tervet õpipäeva. Kuidas valida tiim, kuidas leida need inimesed enda ümber ja kuidas strateegiliselt idee valida. Jõuan siin ainult markeerida mõned sellised põhimõtted või näited, aga soovitan kõigile ettevõtluse õpetajatel siis sama teha, et nende 2 teema jooks pühendada märkimisväärne osa ettevõtlusõppe ajast. Ideede puhul on siis 2 peamist lähtekohta, kuidas saab valida isiklik huvi, kogemus või eelistus ja teine on turul eksisteeriv vajadus. Kui me räägime, ütleme, põhikool ja gümnaasiumi aste, siis mina soovitan esimest lähtekohta. Ehk siis isiklik kogemus, huvi, eelistus just sellepärast, et see aitab säilitada sisemist motivatsiooni. Teatud juhtudel võivad ka nad turuvajadusest lähtuda, aga seal võib see motivatsioon alla käia. Nad ei näe nagu otsest seost, ei pruugi enda huvidega näha. Teine asi, millest me ideede puhul alati räägime, on selle ambitsioon. Ja see, et kas see on nüüd sihtgrupi jooks, on ta siis vitamiin või valuvaigisti. Et on teatud ideed, mille puhul on tõesti inimesed vajavad neid, need on nagu hädavajalikud tooted-teenused ja teisel puhul on selline tore lisandus või vitamiin. Ja nüüd me vaatamegi nende ideede sisse sellest perspektiivist, et mis ta siis sihtgrupi jooks on. Ja vahest ehk kõige olulisem küsimus ideede puhul on siis skaala teostatavus versus ambitsioonikus. Ja soovitan jälle nüüd ühe sellise mõtte siit kaasa võtta, et isegi kui me räägime näiteks põhikooli õpilastest, siis ärge piiritlege neid liiga lihtsate ideedega. Präänikud, helkurid ja kaustikud on toredad, aga see kõik on tehtud, seda on 1000 korda tehtud ja see tegelikult õpetab väga vähe.
Parem on minna natuke ambitsioonikamaks, samas, et säiliks realistlikkus. Ja teises otsas on siis sellised ulmelised ideed, et hakkame uut Facebooki tegema või teeme mingisuguse globaalse firma. On päris selge, et 9. klassi õpilased seda reeglina ei suuda teha. Mitmed autorid ütlevad ka, et kui me valime idee, mis on emmas kummas äärmuses, et siis me nagu raiskame aega. Kui on liiga realistlik, siis me ei õpi selle kaudu palju. Kui on liiga ambitsioonikas, me ei suuda ellu viia, kaotame huvi ja tegelikult ka ei õpi. Nii et see tasakaalu leidmine ambitsioonikuse ja realismi vahel on oluline koht ja sellele tuleb aega pühendada. Kuidas mina tavaliselt koordineerin ettevõtlusideede valimise protsessi on siis läbi järgmiste sammude, et kõigepealt individuaalselt igaüks valib kuni 2 ideed, siis teeme kiire turu-uuringu, vaatame, kes selliseid ideid veel on proovinud teha, siis arutame tiimikaaslastega ja lõpuks valime siis strateegiliselt ühe välja, mida me lõpuks arendame. See peab olema piisavalt huvitav kõigi tiimiliikmete jaoks, piisavalt ambitsioonikas ja piisavalt realistlik. Et sellised 3 olulist kriteeriumit. Siin on näide siis, kuidas seda turu-uuringut võiks teha. Hästi põgus guugeldamine, vaatan, kes on konkurendid, mis on nende tugevused, mis on nõrkused ja mis on meie võimalus võrreldes nende ideedega. Sest tavaliselt õpilaste ideede puhul alati on olemas keegi, kes on midagi sarnast proovinud ja mitte, et me ei hakka leiutama nagu õhus ideid, et võiks midagi sellist teha, vaid me tugineme kas või väga väikesele uuringule, nad õpivad juba guugeldama alguses, et kes veel on teinud ja teevad esimesed järeldused. Nüüd teine ja viimane teema siis tänases ettekandes puudutab meeskondi. Siin on selline väike humoorikas slaid ka. Meil on nimelt inimlik kalduvus moodustada tiime meiega samasuguste inimestega. Sõbrad, sõbrannad, kes näevad asju sarnaselt, kellel on sarnased huvid ja nii edasi. Aga ettevõtluse kontekstis see ei ole hea idee. See on nagu mingi pidu, kuhu tulevad erinevad külalised, aga kõik toovad näiteks, hapukurki kaasa. Et see ei ole liiga tore pidu. Tore pidu on see, kus tuuakse erinevaid asju. Ja see, mida tuuakse, on siis erinevad oskused, erinevad anded, kompetentsid. Ja nüüd see tiimi moodustamine on selles plaanis just väga oluline, et kuidas tuua piisavalt erinevad inimesed ühe laua taha, kes hakkavad sama ideed arendama kirglikult. Olen kasutanud mitut erinevat lähenemist, rääkinud sellest A-rühma näitel, aga vahest üks tuntumaid lähenemisi pärineb Ray Namatolt, kes ütleb, et igas tiimis peaks olema nagu hipster, häkker ja hustler. Keegi, kes on visionär, keegi, kes on tiimijuht, tal on orgaanilised liidri omadused ja tema on see, kes tõmbab niidid kokku sellel tiimil. Siis keegi peaks olema, kes on tehniliselt, suudab ka midagi teha, häkker, kes suudab kas programmeerida, ta on selline struktureeritud mõtlemisega, asjalik, realist. Ja keegi peaks olema see hustler või müügimees, kes suudab kommunikeerida, selgelt lahti seletada ja müüa seda, mida see tiim teeb. Ray Namato väidab, et see on minimaalne selline elujõuline tiimi koosseis, kus on vähemalt sellised 3 kompetentsi. Ja nüüd on siis võtmetähtsusega, et me moodustaksime tiimid, kus on piisavalt erineva oskuste pagasiga osapooled. Et me jagame kirge selle idee vastu, mida me arendame, aga me oleme ise piisavalt erinevad, et kuidas panna meie erinevused ühe eesmärgi nimel tööle. Kuna tiim koosneb erinevatest inimestest, on nendega koos töötamine väga keeruline, aga me õpetame neid meetodeid, me räägime rollijaotusest, me lähme süvitsi igaühe isiklike eesmärkidega ja kuidas seda siduda tiimi eesmärkidega. Nii et see on osa õpikõverast. Tiimitöö on kindlasti üks kõige raskem osa sellest ettevõtlusõppest, aga kõige kasulikum. Kuidas teha endast erinevate inimestega tõhusalt koostööd. Ja viimane asi seoses tiimiga on seotud siis ka nende ideedega, et igal ideel on mingisugune nagu tuum ja selle tuuma ellu viimiseks on teatud võtmekompetentsid. Ja me püüame valida sellised ideed, et seal tiimis oleksid inimesed, kes vähemalt kuhugi maale suudavad selle idee arendada. Näiteks on mingisugune füüsiline toode, keegi peaks suutma seda ehitada, kellelgi peaks olema mingi kokkupuude või kogemus, et me ei võta päris suvalist ideed, mida see tiim ei suudagi ellu viia. Nii et see on ka oluline jälgida, et valitud idee vastaks selle tiimi siis võimekusele. Seostamine isiklike ja tiimi eesmärkidega, loomulikult kasutame siin SMART-mudelit, et millised need eesmärgid on,
on siis selgelt mõõdetavad, ajaliselt määratletud ja nii edasi. Et iga õpilane saab ise aru, et ma õpin midagi enda jooks, see on piisavalt spetsiifiline ja oluline ja me seame ka tiimiga selgelt mõõdetavad ajalised eesmärgid. Viimane mõte või slaid, mida ma annan õpilastele kaasa, kuid olen teatud mõttes valinud ka enda elu motoks, on siis selline value effort scale inglise keeles. Et meie eesmärk nii tiimis kui üleüldse peaks olema luua võimalikult palju väärtust. Kui me oleme õiges rollis tiimis, keskendume enda tugevustele, siis me loome väga väikese pingutusega palju väärtust. Ja kui meil on tiimis vale roll, siis me pingutame väga palju ja tegelikult loome suhteliselt vähe väärtust. Nii et rolli jaotus läheb ka selle slaidiga väga hästi kokku. Rohkemast täna ei jõuagi rääkida. Kõige lõppu 4 praktilist nõuannet. Ettevõtlust tuleks alati õpetada läbi tiimitöö, mitte individuaalselt. Ideede puhul on oluline ambitsioonikuse ja realistlikkuse tasakaal. Kvaliteetsed materjalid tekitavad õpilastes huvi, kel vähegi oskust ja võimekust valmistage kvaliteetsed e-õppematerjalid. Ja viimane, alati praktilised, inspireerivad näited. Mina kutsun ka loengutesse inimesi, kes ei ole lihtsalt suur edulugu, vaid kes räägivad enda läbikukkumisest ja ometigi soovist ja valmidusest püsti tõusta ja edasi minna. Need lood lähevad palju rohkem korda kui suured edulood. Nii et sellised 4 praktilist nõuannet siia lõppu. Suur tänu minu poolt. Suur tänu. Mina üldhariduse ja alushariduse inimesena kuulates sind. Tuli ette siis see meie ettevõtluspädevuste ketas ja siis ma kuulasin ja sain aru, kui tähtis on süsteemaatiliselt, süsteemselt lastega kõiki neid pädevusi läbi käia selleks, et ühel hetkel teha läbi mikrokraad või mis iganes. Et nii koostööoskused, see, mida ma ise endast arvan, et mul on juurdekasvu uskumus ja nii edasi. Ja tegelikult me praegu ka lasteaias räägime sellest, et me saame keskkonna mõistmisest aru, et kui me elame näiteks minu puhul Haapsalus, et siis me teame, et me on kuurortlinn ja meil on turism ja kelle vanaisa või isa käib kalal, et ma mõistan seda keskkonda ja ma tean, mis siis äriideede loomine või siis see rahatarkus sealt annab. Et mõnus äratundmine oli, kogu ketas käis kogu aeg, käis kõll ja kõll ühtepidi ja teistpidi ringi. Et ma arvan, et paljudele õpetajatele oli ka äratundmisrõõmu, et see, kus me praegu oleme ja see, mida me teeme praegu, just see süsteemsus, see, et ühel hetkel me kuuleme, kuidas räägitakse, kuule, seda räägib sama asja, mida me teeme. Nii, ma nüüd võtsin kokku selle jutu, aga küsimuste juurde, et inimestele jäi kõrvu just need pidurdusmehhanismid. On sul siinkohal mingi tööriist anda ka õpetajatele, et võib-olla see ettevõtlikkuse sõna on kogu aeg niisugune tunne, et ma kuhugi lähen, aga sellel on väga-väga oluline üks pool ja see on need pidurdusmehhanismid selleks, et sa oleksid siis successful. Edukas, just nii. On sul mõni mõte anda õpetajatele kaasa? Pidurdamine, kas selles mõttes, et see on ka nagu läbikatsumise faas, järelduste faas, see, et võib-olla see sõna on liiga nagu tormamise sõna, see ettevõtlikkus ja ettevõtlus, et ta kogu aeg on nagu niimoodi, aga tegelikult ülioluline seal kohas on ka see pidurdusmehhanism. Me oleme ju selles mõttes murdelisel ajastul, et 10 aastat tagasi, ka meie ülikoolis räägiti ettevõtlus, see oli nagu ei. Et põhimõtteliselt plokk peal, sest ettevõtja oli see torukübaraga kapitalist, eks ole, kes ekspluateerib nagu teisi inimesi. Aga mulle tundub, et see sõna üha enam ja enam leiab sellise positiivse konnotatsiooniga kasutamist. Ettevõtlikkus, et ma usun, et meil on ainult aja küsimus, kui saadakse aru, et see ei ole raamatu pidamine või mingisuguste laovarude arvutamine või kellegi ära kasutamine, vaid et see tähendab seda, et kuidas sa suudad nagu loovalt kriitiliselt mõelda ja tiimina mingisuguse olulise küsimuse lahendada. Ma arvan, et ainult aeg parandab seda. Ja see ei ole enam paljas ärimees. Jah. Vaid pükstega. Just nii.
Küsi veel. Küsin veel. Keskkonna mõistmine toodi välja, et äkki sa aitad siinkohal veel kaasa. Keskkonna mõistmine, et me paneme ja tahame koolides, ka üldhariduskoolides, nii põhikoolis kui gümnaasiumis panna lapsi keskkonna mõistmist, et olla ja teiselt poolt surub peale see, mitte surub peale, see ongi õige asi, see roheline maailmavaade, meie jalajälg siin, et äkki sul siit tuleb veel mõni mõte juurde? No ilmselgelt see rohe ja digi on ju 2 suurt eesmärki mitte ainult Eestis, vaid terves Euroopas ja ma arvan, et selliste algatuste käivitamine juba kooli tasemel, ma ei tea, käime konisid korjamas, räägime lineaarsest versus siis ringmajandusest. Seda ei pea ainult ettevõtlusõpetajad tegema, vaid üleüldse, et me näemegi maailma kui midagi, mis väärib ja vajab meie hoidmist ja kaitset ja siis me teeme mingisugust praktilisi tegevusi, et juurutada seda mõtlemist juba väga varakult. Ja seda ei pea ainult ettevõtlusõpetajad ei peakski tegema, vaid ettevõtlusõpetajad saavad neid suunata mingisuguste ideede juurde, kus need aspektid on ka väga tõsiselt arvesse võetud. Et kui ma nüüd teen ikkagi mingisugust, see on see fast fashion, mis öeldakse, et sul on iga 3 kuu tagant on uus nagu asi, aga mis saab sellest eelmise 3 kuu toodangust, et need küsimused kuidagi juba kohe sinna varakult sisse panna. Väärtust loov ja ennast juhtiv noor. Mis on need, mis viivad selleni? Igasugune, ma arvan, ennast juhtimine algab vastutuse mõistmisest, et ma vastutan enda eest ja seda kas seda siis varem anda lastele? No igal juhul, et mis meil eluteel loodetavasti juhtubki ju see, et me kõigepealt õpime ise enda eest vastutama, siis enda lähedaste eest, siis võib-olla enda kogukonna eest ja kes see ettevõtja või kes see on see, kes vastutab, eks ole, enda ja siis selle kaaskonna eest ja laiemalt võib-olla kogukonna eest, mida kõrgemal tõuseb, seda rohkemate eest suudab vastutada. Ja just selle, ma ütleks ka ettevõtlusõppe kaudu, et sa saad aru, et sa arendad enda ideed, see on sinu vastutus, see on sinu elu, sinu võimalus ja läbi selle sa õpetad nagu enese juhtimist, et see ei ole mingisugune õpetaja asi, mida ma siin ajan või et juba alguses rääkida, et kuule, see on sinu idee ja see on sinu tiim ja teil on võimalus praegu midagi õppida ja mitte selle tunni raames õpetajale esitamiseks, vaid võtta see vastutus ja ehitada enda portfooliot, eks ole, saada mingisugune kogemus. Ideedest rääkides, ma toon ühe näite ühest omast sõbrast, kes on ettevõtja ja tal vahest läheb hästi, aga tihti maksab peale. Ja ma olen temaga vahest rääkinud, et kui ei tule ju pähe mingid äriideed, ei tule ju, mina ei näe enda keskkonda sellisena, kus on mingi hõõrdumine, mida saaks teatud äri sekkumisega parandada. Tema ütleb, tal on vastupidi, tema näeb kogu aeg igal pool vedeleb raha maas. Ole mees ja korja üles, mõtle välja, kuidas tekitada see mehhanism, kuidas see üles korjata või kuidas see rehava sinna vahele pista. Et kas on mingeid häid lihtsaid raamatuid, mida nii õpetajad kui õpilased võiks lugeda, selleks, et nende retikulaarne aktiveerimissüsteem hakkaks, ütleme, hariduslike probleemide kõrval märkama ka lihtsamaid äriideid, kas või... Et kuidas ideid leida? Just. Kuulasin hiljuti oli Äripäeva raadios väga huvitav saade Taavet Indrikus ja siis Martin Villig olid külas. Nemad on ka toetanud erinevaid selliseid algatusi. Rääkisid seal näiteks sellest Unicorn Squadist. Et ma arvan, läbi sellist, juba noores, kui me räägime noortele, et sa annad mingisuguse reaalse tootearenduse, kas või need samad 4 ideed, mis seal kodulehel on, et sa õpid tegema elementaarset mootorit, sa õpid tegema mingisugust LED-valgustitega riietust, väike tehnoloogia nõks on juures, arendad nagu sellist, ma ei tea, musta riietuks on mingid LED-ribad peal ja saad aru, et tegelikult see on toode, mida mul võib-olla sõbrannad ostavad. Ja siis sa, ma mõtlen, loodan, et sa ei mõelnud nagu, kuidas täiskasvanud inimesed leiavad, et kuidas nagu õpilast või mõtlesid täiskasvanud? Ei mõlemad, ega õpetajad on selles olukorras samasuguses õppivas rollis nagu õpilased. Jah, et mul hea näide kodust ka, mul vanemad lapsed käivad 6. klassis ja tütar juba praegu tegelikult müüb mingisuguseid disaine, ta tegi seal klassiõdede ja piltidest mingisugust avatarid, seal iPadiga joonistas 5 euroga, mis ta neid müüb. Ja siis ta mõtles, et kuule, et aga need võiks ju kuidagi särgi peale teha. Ja nad praegu proovivad pojaga koos teha nendest disainidest mingisugused särgid, juba tegid seal mingisuguse logo ja asja. Ja see on jällegi seostamine selle päris eluga, et kuule, et sul on võimalus iPadist praegu midagi disainida, sul tundub, et klassiõed juba praegu ostaksid seda, tehke see üks särk valmis, mine proovi neile maha müüa ja siis mõtleme nagu edasi,
et sellised ideed peavad olema seotud enda huvide vajadustega, sellepärast ma ei soovitagi koolis vaadata nagu mingit turul eksisteerivat vajadust. Et ma ei tea, et siin peaks mingid, siin saaks kinnisvara müüa või ma ei tea, siin saaks mingit remondifirmat teha, vaid mõtle, mis sind nagu päriselt huvitab. Ja selle ümber nagu siis ehitada. Aga mida sa siis õigesti oled teinud, et su 6. klassis olev tütar teeb praegu selliseid asju? et ta näeb seal raha vedelemas. Mina olen selle valdkonna tõesti nagu fänn ka ja me kodus arutame selliseid asju. Et ta on vestlusringides sees? Et lõpuks algab kodust ja teine asi sellised tõesti, kui see Unicorn Squad üle Eesti juba käivad, sul on seal peab olema vähemalt 8 tüdrukut. Et selline squad kokku panna, jah. Ja siis räägitakse, et siin on nagu sellised reaalsed tooted, mida me saamegi arendada ja selle vastu tekib see sisemine, eks on sisemine ja välimine motivatsioon. Suudad sisemise motivatsiooni tekitada, on kõik võimalik. Välimine on see auhinnad, karistused ja staat, see on lühiajaline. See on see, mida me oleme rääkinud, kel janusel jalad. Just. Kui on minu janu, siis ma otsin selle joogiga, kui sul on kogu aeg janus, ma võib-olla ei viitsi ühel hetkel enam. Nii, et sellist võluautorit ei ole nagu Kiyosaki, kes kõigis rikkaks saamise janu tekitab? On väga konkreetsed autorid, keda võiks soovitada, aga need ei ole kuigi lihtsad. Aga soovita. Õpetajad ikka lugeda armastavad. Praegu näiteks tuli välja just hiljuti Äripäeva kirjastusel vist Osterwalderi teine raamat on äriideede testimine. Et see on kindlasti näitab, kuidas on mingid ideed, kuidas seda võiks testida. See avab nagu väga palju sellist teine raamat, mida sellise idumaailm või ütleme lean thinkingu puhul alati esimesena soovitatakse, on siis Eric Ries'i The Lean Startup. Eesti keeles on see vist nutikas idufirma. Et see ei ole ainult idufirmast, vaid ta räägib sellest mõtteviisist, kuidas ühte toodet väga lihtsalt, see on see MVP, minimaalselt elujõuline toode, mille suudab igaüks valmis ehitada, kuidas selle kaudu nagu toodet edasi arendada. Ja need on näiteks 2 esimest, mis päev. Ma täiendan su nimekirja, minu soovitus on 4-tunnine töönädal. See on ka, mul ei tule autori nii praegu pähe. Kuidas öeldi, et see on raamat Joe Bideni elust? Ei tegelikult seal viidatakse sellele, et kui sa ära efektiivistad oma protsessid, siis sa võid tõesti terve aja puhata ja 4 tundi nädalas tööd teha. See on ju see, mille poole see sinu nimetatud Z-põlvkond juba eos on jõudnud. Nad tõesti teevad täpselt nii vähe kui vaja. Ja siis on üks veel, mida vist eesti keelde ei ole tõlgitud, 0-1, 0 to 1. On tõlgitud? On olemas. Mina olen inglise keeles lugenud, aga eesti keeles on olemas 0-1. 0-1, kus seda müüakse? Kõigis Apollos nägin... See peaks praegu lettidel olema, minge ruttu ostma, soovitame, sisulist raamatumüügimehed saabusid saali. Peter Thiel on autor, aga see on ka selline kummaline raamat, see põhineb tema loengutel, mis ta ülikoolis andis ja see Blake Masters on need siis kirja pannud nagu konspektina. Aga see on igavesti kummaline raamat, et osad armastavad seda, osad vihkavad seda. Seal ei ole otseselt tööriistakasti, kuidas rikkaks saada, aga see paneb mõtlema küll teistmoodi maailma asjadest. Igal juhul, Juka-Mart, ma saan aru, et inimesed, kes on valdkonnas sees, satuvad sinuga varem või hiljem uuesti kokku, nii et see ei ole viimane kord, kui te teda sellisel teemal esinemas näete.